seda öeldakse lavadest nii tihti tegelikult nagu, et jaa, jumal ei ole ainult selleks, et olla kuskil laagrites ja suurtel üritustel, kus ta kohtub sinuga, et ta on nagu päriselt su igapäevaelus. Aga ma elasin nagu ikkagi nii, et jah, laagrites ja ma tean, et ta on mujal ka ja ma loen oma piilid mujal ka, aga korraga nagu päriselt kätte saada, et päriselt ka jumalaga saabki olla igal pool. On hetki, kus ma lihtsalt itsitan ja olen oma toas nagu väike tüdruk. Olen nagu, what? Nii cool. Ja sa oled veel siin ka ja sa oled siin ja sa oled siin ja sa oled siin ja seal ja siit loost sa paistad ka läbi ja ma olen nagu Please, loe piiblit. Piibli lugemise podcast. Tere tulemast tagasi järgmisesse episoodi Please loe piiblit. Minu nimi on Stefan Karl Seppel ja võib-olla te mõtlete, miks ma siin olen. Ja põhjus on sellepärast, et ma olen selle aasta PLL-i noortelaagri üks siis nooremaid juhte. Ja seekord on minuga kaasas üks mu parim sõber ja kõige lahedamaid inimesi, keda ma tean, nimega Markus Martin. Ja Markus, please, loe piiblit. Sina ka, Stefan. Ja see teema, millest me räägime või midagi, mis on, minu ja Markus, meil mõlemad teame, et me põleme selle järgi, on see, et üks nagu lähedus ja sügavus Jumalaga ja selle olulisus ja tähtsus iga kristlase elus. Ja enne veel, kui ma isegi lähme selles osasse, siis mida iganes te kuulete siin osas või millest me räägime, siis kõik need lood, kõik need tunded ja emotsioonid, see süda, see nälge ja janu on täiesti kättesaadav iga ühele, kes seda tahab. Ja seda me siiralt usume, et see on nagu selline baaspakett iga kristlase jaoks, mis on võimalik. Nii et Markus, mis sa arvad siis lähedusest ja sügavusest Jumalaga? See on midagi väga imelist, midagi väga suurepärast. See on miski, mille kohta, kui ma mõtlen, et nagu, see on selline vana klassika, mida me igal pool räägime, ütleme, et kui mõtled mõned aastad tagasi, mida ma siis nagu teadsin, kogesin, arvasin Jumala kohta, ja ma vaatan nüüd viimast paari aastat, siis see on nagu hämmastav, kui palju on muutunud, kui palju Jumal on lihtsalt näidanud oma suurust, oma lähedust, seda, et mul on päriselt võimalik minna tema ligiolusse, millal iganes ma tahan ja see ei olegi lihtsalt suurte ürituste asi, mis nagu, seda öeldakse lavadest nii tihti tegelikult, nagu, et jaa, Jumal ei ole ainult selleks, et olla kuskil laagrites ja suurtel üritustel, kus ta kohtub sinuga, et ta on nagu päriselt su igapäevaelus. Aga ma elasin nagu ikkagi nii, et jah, laagrites ja ma tean, et ta on mujal ka ja ma loen oma piilid mujal ka, aga korraga nagu päriselt kätte saada, et päriselt ka Jumalaga saabki olla igal pool. See on ülikool. Ja, meil oli nagu see teema, miks võib-olla, ma mäletan siiamaani seda lugu, kus me istusime ükskord ühel õhtul, mis oli aasta aega tagasi, rohkem tõenäoliselt. Rohkem. Ja meil mõlemal on see lugu nii eredalt meeles. Me istusime kusagil autos öösel kell 1, nagu meil ikka kombeks on vahepeal. Ja me lihtsalt rääkisime ja ühel hetkel meil oli siis nagu arusaamine. Sa võid täpsustada seda pilti, kui minu mälu natuke alt veab. Aga ühel hetkel meil oli nagu see arusaamine, et nagu see baas ja see alus nagu ühe maja jaoks või esimene korrus peaks olema nagu lähedus ja sügavus Jumalaga, et sa tunned teda nagu läbi lõhki ristipidi, sa lähed sügavamale, sa oled nagu näinud Jeesust. Ja siis see teine korrus selles majas, milles me parasjagu just olime nagu avastamas igasuguseid asju ja tegelikult me siiamaani avastame igasuguseid asju, olid kõik need nagu ekstra asjad, mis käivad, mis olid siis nagu, me nägime, kuidas haiged hakkasid terveks saama ja inimesed, palatid inimeste eest ja järsku nad kaovad su käe alt ära, nad on pikali maas ja sa oled nagu, et ma ei tea, mis juhtus. Ja me rääkisime sellest ja me nagu, ma mäletan siiamaani, kuidas püha vaim oli seal nii autos ja kuidas meie mõlemad südamed olid nagu murdunud selle järgi, et aga see ei saa olla kunagi tähtsam kui see lähedus ja sügavus. Kuigi meil oleks nagu täiesti võimalus nüüd hakata jooksma ja teha enda asja ja hakata populaarsust koguma ja kõike muud, aga et pigem nagu, et see peamine asi, et oleks ikka nagu peamine asi. Ja see nagu minu meelest väga meie jaoks vähemalt pani ühe tugeva nagu alustala, mille pealt me tihtipeale ka teineteist korrigeerime ja vähemalt nagu tuletame meelde, et kuule, et see on nagu see peamine asi, et ärme nagu unusta seda. See oli üks väga kõnekas hetk ja nagu ma arvan, et see andis mingisuguse suuna meile nagu tegelikult edasi, kus me sealt liikusime ja just ka see, et minu jaoks selles hetkes või selles perioodis, kus me tol hetkel olime, sai väga kõnekaks see kirjakoht, kus Jeesus räägib, et jah, et tollel päeval tullakse minu juurde ja öeldakse, et hei, kas me ei ole kurja vaime välja, kas me ei ole haigeid terveks teinud, kas me ei ole teinud seda, teist ja kolmandat. Ja me olime just selles kohas, kus me olime hakanud nägema, et see teine ja kolmas toimib päriselt meie elus. Me näeme, kuidas haiged tõesti saavad terveks, nagu kui sa räägid ja kõik muuga. Ja siis sa korraga oled, aga et okei, aga tõesti nagu, kui ma tegelikult lähen lihtsalt selle järgi ja jään seda tegema, aga mul kaotan ära selle lähedase suhte, need nagu basic asjad, millest nagu, et loe piiblit, veeda Jumalaga aega, ülista teda, kõik see. Ja siis, kui ma nagu selles jätan kuidagi tahaplaanile, et see ei ole nii tähtis nagu,
siis ühel hetkel äkki, mis siis, kui ma leiangi ennast seal, et ja ma olen seda teist teinud, aga ma tegelikult ei tunne Jumalat ja Jumal ei tunne mind sellisel kombel, nagu ma tahaks. Ja minus see tekitas küll sellene nagu nälja janu, et Jumal nagu, mul on nagu nii savi, nagu kõik need imed, tervenemised, mis iganes, nagu need võivad ära jääda, nagu ma olen näinud juba piisavalt, et teada, et sa oled reaalne nagu ja rohkem veel, kui selleks vaja on. Aga kui ma lihtsalt võiksin olla sinu jalga ees, kui ma lihtsalt võiksin kogeda sind veel enam, lihtsalt õppida sind tundma veelgi enam, siis see on see, mida ma igatseks, see on see, mida ma tahaks. Ja no meil on huvitavaid sõpru ka igal pool Eestis ja tegelikult nagu välismaal ka. Ja no ma tean, et see on nagu midagi, mis mind on väga sütitanud ja tõenäoliselt Markus ka, et me oleme nagu nii tihti avastanud ennast ka nagu ma mäletan siiamaani lugusid, kus me räägime, et see vana inimene kusagil kaugel maal, kes kunagi ammu elas, see usumees, see jumala mees, kas sa nägid, kuidas tema liikus Jumalaga, nagu miks me ei näe seda, kus kohas on need sama vili, mis me näeme nendel eludel, näiteks nagu toome mingid näited nagu Smith Wigglesworth või John Wesley või Charles Finney või Daniel Nash ja nagu see list läheb pikalt edasi. Ja ma mäletan, et me mõlemad oleme nagu natuke sellised ärkamisfännid ka, mis Eestis on toimunud ja tegelikult ka nagu natuke väljaspool ja me oleme nagu vaadanud koos, et mis on võimalik ühe inimese jaoks elada koos Jumalaga ja nii tihti siiamaani ma vaatan neid inimesi ja ma olen nagu, et ma ei tea mitte midagi, et ma isegi ei tea seda Jumalat tegelikult veel nagu nii, nagu inimesed ütlevad, et on. Ja see on nii nagu veider näha, et inimesed oma elu lõpus, kes jooksevad veel nagu Jeesusega on oma nagu sükest jooksu lõpetamas, nagu nad ikka ütlevad, et Jumalas on nii palju avastada ja nad liiguvad nagu tuhandetes kordades rohkemates asjades kui mina ja on näinud nii palju rohkem. Ja siis see on väga alati huvitav, et järelikult on midagi varjatud, midagi salajast, mida ma ei tea ja on asju, mida ma lihtsalt igatsen teada saada, ma isegi ei tea tihtipeale, mida ma tahan teada saada, aga ma lihtsalt tean, et peab olema mingi tase rohkusest Jeesusest, mida ma pole näinud veel oma silmadega, mis peaks olema võimalik kätte saada. Ja me alati Markusega oleme nagu rääkinud, et midagi peab veel olema, come on, nagu see ei saa olla see nagu. No peab olema, see ei ole võimalik, et me mõtleksime nagu või kogeksime või saaksime aru Jumalast lõpuks nii palju, et ma olen nagu, et okei, Jumal, nüüd ma mõistan sind, nüüd ma sain aru, kes sa oled. Vaid ma arvan, et isegi kui me jõuame taevasse, siis meil on seal nii palju avastada seda ja see tähendab seda, et praegu ka, kes sa vaatad, kus iganes sa oled oma suhtes Jumalaga, vahet pole, kas sa ei ole varem kuulnudki Jeesusest ja alles mõtled, et okei, mis siin räägitakse või võib-olla sa oled värske kristlane, võib-olla sa oled 10 aastat või rohkemgi olnud piibli lugeja ja Jumala järgija, aga seal on enamat. Nagu seal alati on võimalik minna sügavamale, seal peab olema midagi. Ja me Stefaniga mõlemad oleme jõudnud sellesse kohta, kus me nagu igatseme kätte seda enamat ja me tegelikult ei lepi enam väga hästi sellega, mis on lihtsalt, ma ei tea, mis oli vanasti tavaline. Nagu ma ei tea, kuidas sinu jaoks. Minu jaoks oli nagu vägagi normaalne elu oli see, et ma iga päev võtsin oma hetke, et ma lugesin piiblit. Natukene aega, mitte väga palju, ega väga palju ei viitsi, eriti kui Vana Testamenti loed. Ja siis mulle meeldib väga ülistada, nii et see oli suur osa ja palves oled natuke aega. Aga see kõik oli selline, mõneti tuim. Aga nüüd see on muutunud elavaks ja see on nagu päriselt, et Jeesus, see on üks ühele suhe nagu temaga minna sügavamale. Aga enne veel, kui me läheksime selle nagu sügavuse juurde, kuhu me väga tahame jõuda, kas sa tahad äkki meile jagada mõne loo, mida me oleme näinud sellest kõigest välja kasvamas? Me oleme siin nagu rääkinud, et olid tervenemised, tulid kukkumised, aga midagi konkreetset, et kuulajad ka ei arvaks, et me lihtsalt mulli ajame. Ja see on aus. Üks nagu asjadest, mis me nägime, mis hakkas sellest nagu intiimsusest välja kasvama või lähedusest välja kasvama, oligi näiteks, ma olin just käinud ära Saksamaal, me tulime tagasi ja siis ma olin 6 kristanud midagi ja ma mäletan mina, sina ja siis paar meie imelist ja väga lihtsalt ebareaalselt lahedaid sõpru. See on midagi, millega Jumal on meid õnnistanud mõlemaid, on nagu segaselt lahedad sõbrad ja ilma nendeta, need on inimesed, kes on näinud nagu tõuse mõõnu kõike ja on nagu nii nagu suur osa sellest kasvust. Nii et sõbrad on väga olulised, kes on neie ümber, aga Jumal annab nad õigel ajal, kui neid on vaja ja kui neid ka ei ole, ei tähenda see, et sa ei saaks kasvada. Lihtsalt see on nagu, ma nägin nii palju nagu vilja sellest. Aga ma mäletan, me kõndisime kusagil tagasi, ma mäletan, et see oli mingi 2-3 öösel, nagu kus me lihtsalt jalutasime, tegelikult tahaks koju minna, aga me jalutasime ja viisime kedagi koju ja siis ma mäletan, ma rääkisin lugu Saksamaalt, kus me olime palvetanud ühe kuti eest, kellel olid lampjalad ja üks lampjalg siis oli see jalavõlv tekkinud ja siis üks meie sõpradest on nagu mingid, mida? Mul on ka lampjalg. Ja siis me olime nagu, täiega lahe, me olime keset tänavat ja siis me olime nagu, et kuule, kas me võime palvetada su jalgade eest. Ja siis ta oli nagu, et okei, siis ta võttis enda soki seal ära, me vaatasime, võrdlesime, olime nagu, et mida, on tõesti lampjalg. Ja mäletan, et
selles suhtes noortel on igasugused lollusõigus teha, nii me võtsime vett, me kallasime maha, et ta nagu teeb enda jalajälje nagu enne kui on lampjalg ja siis pärast, mis palvet juhtub. Ja Markus, mis siis juhtus pärast seda, kui me oleme palvetanud? No, ta oli esimese jalajälje teinud ja see oli täiesti lapik nagu pannkook seal tõepoolest. Meil on pildid siiamaani alles. Tõepoolest. Ja siis ta tegi teise jalajälje peale seda palvet ja see jalajälg oli täiesti normaalne. Nagu täiesti, meil on tõesti foto peal 2 need pilti kõrvuti. Ja siis ta võttis teise jala nagu jala. Ei, ma ei mäleta, kuidas tema puhul oli. Vist oli, et me olime ikka paletanud mõlema jalast korraga, aga teine jalg minu meelest vajas veel kord palet. Me paletasime teist korda ja siis sai see ka korda. Ma mäletan, et seal oli sedapidi erinevus. Ja miks ma seda mäletan on see, et mingi 2 päeva hiljem ma sattusin trammis rääkima mingi suvalise kutiga, nagu ikka aeg-ajalt juhtub. Ja ta ise ütles, et ta on satanist ja et ta ei usu selliseid asju üldse ja millegipärast, ma üldiselt ei räägi selliseid lugusid teistele edasi, aga millegipärast ma mainisin talle, et no jaa, et võib-olla sa ei usu seda, aga 2 päeva tagasi me just siin paletasime ühe oma sõbra eest ja ta sai lampjalast terviks, et ma ei tea, kas sa üldse tead, mis lampjalg on ja ta on, muidugi ma tean, mis lampjalg on, mul endal ka lampjalad. Siis ma olen, et okei. Näitasin talle seda sama pilti ja ütlesin, et kuule, aga et äkki paletame sinu jalgadest ka. Ja mingil imelikul põhjusel ta oli nõus, nii et me läksimegi Balti jaama, ostsime seal R-kioskist samamoodi pudeli vett, valasime keset Balti jaama kuskile kividele maha ja tema puhul oli veel see, et tema siis ütles, et kuule, ma mõlemad jalanud küll jalast ei võtan, ma võtan ühe ära, proovime sellega, et nagu, ta veel küsis, et no mis sa arvad, kas Jumal saab nagu teise jala seal jalanõuses ka korda teha, ma olen vägagi nagu, et ise sa paned Jumalat proovile, davai, teeme ära. Ja palvetame ja astub sinna selle sisse esimene jalgajälg on samamoodi täpselt mingi pannkook ja siis paletame esimest korda ja mitte midagi ei juhtu. Pannkook on edasi. Ma olen, et kuule, paletame ühe korra veel. Paletame teist korda ja siis on täiesti ilus jalajälg ja ta veel proovib suruda, et no kuidas ma saaksin selle lapiku ja ei saanud tagasi. Ja siis ta tõmbab lihtsalt teise jalanu jalast ja proovib sellega, kes on tega täiesti korras. Et see oli nagu hämmastav, mida Jumal teeb. Ma siiamaani mäletan seda lugu hiljem kuuldes ja ma olin nagu, mida, sest et Markus oli üksinda läinud seda tegema, ta ei olnud kedagi ümber üksinda öeldes. Ma olin nagu mingit, mu aju oli lihtsalt täiesti nagu šokis, aga ikka jälle rääkides need lugudest, lood on väga lahedad ja nagu me ütlesime, ma fännan neid nagu tõenäoliselt, ma fännan neid lugusid ja ma tahan näha nagu Jumala väge liikumas täies väes, nagu me Piiblis näeme ja ma ei lepi nagu vähemaga enne, kuni surnud hakkavad ka üles tõusma ja siiamaani pole näinud ühtegi, aga ma olen veel päris noor ja võimalusi on nagu äkki. Ma tegelikult ei tea, kas ma nii saan öelda, aga ma siiralt usun, et on midagi, millest ma pole õrna aimugi veel. Aga üks asi, miks siis on nagu see, et see ei ole nagu see, et veeda Jeesusega aega ja siis hakkavad juhtuma imelised lood. See ei ole nagu süke, ma ei tea, printsiip, et ole kodus, loe rohkem Piiblit ja mida rohkem Piiblit sa loed ja mida rohkem sa paletad, seda rohkem Jeesus on nagu, et nüüd sul on rohkem väge. See ei tööta nii. Aga üks sõna, või nagu üks Piiblikirjakoht, mis on siis Luuka 8. peatükist, Markuse evangeeliumist on ka, aga mulle meeldib Luuka versioon natuke rohkem. Ja see on 8. peatükk 16. salm ja ma lihtsalt loen selle ette. Aga ükski, kes on süüdanud lambi, ei kata seda astjaga kinni ega pane voodi alla, vaid paneb selle lambi alale, et tuppa astujad näeksid valgust. Sest midagi ei ole peidetud, mis ei saaks avalikuks. Ei ole ka midagi varjul, mis ei saaks teatavaks ega tuleks ilmsiks. Nüüd tihtipeale, mida mina olen kuulnud, on see, et seda kirja kohta ja tervet seda kontsepti kasutatakse nagu evangeeliumi osas ja isegi tehti tegeletakse, et jah, et midagi, et kõik, mis on nagu varjatud, tuleb ilmsiks nagu tegelikult tihtipeale ka nagu patu osa pealt, et nagu see, sa ei saa nagu hoida patu varjul. Aga täpselt samamoodi, nagu me näeme Mattuse evangeeliumist, kus ta ütleb, et minge enda kambrisse ja teie isa, kes on taevas ja näeb varjatudki, tasub teile. Ja ma arvan, et see on nagu see lihtsalt ülevoolav küllus, et nagu kui sul on nagu salajane, lähendane ja intiimne suhe Jumalaga salajases paigas, kus keegi ei näe ja sul ei ole ühtegi plaksutust või auhiilgust sellest võtta, siis selle nagu loomulik osa on see, et sinu teod ja elu hakkab muutuma rohkem Kristuse sarnaseks. Ja sa hakkad nagu nägema seda, sest sa oled nagu rohkem tähelepaned, mis siis Jeesus teeb ja mis ta tahab teha. Ja sa tead seda südant, et ta tahab teha haigeid terveks ja kõike seda. Aga see ei ole nagu printsiip, et et ma pean seda tegema, et see juhtuks. Et Matteus 7, nagu me ennem rääkisime, ütleb, et sa ei pea nagu tegelikult Jeesusega aega veetma, et imetegusid teha. Aga see on eriline, kui see voolab nagu armastusest ja süksest nagu sügavusest Jumalaga, et sa oled näinud Jeesust. Ja ma tean, et minu ja Markuse salajane paik on tegelikult vägagi erinevad ja see on täiega lahe. Ja me nagu näeme, et meie elu tegelikult ikka käib koos Jeesusega ja ma tean inimesi, kellel on see totaalselt kolmandat pidi. Need ei ole ühte nagu õiget isegi struktuuri, kuidas enda salajast paika teha. Aga ma tean, et on midagi, mis on sind salajase paiga puhul nagu väga kõnetanud. Et ma ei tea, mis see kirja koht oli sul, aga sa võid sealt edasi. Ja võib-olla enne, kui ma lähen selle juurde veel ka, lisata sinule mõttele lihtsalt ka see, et tõesti just nagu sa ütlesid, et meie ajad koos Jeesusega salajas paigas on väga erinevad. Ja samamoodi võib-olla, kes iganes kuulab seda nagu, et lihtsalt öelda nagu neile seda,
et sa ei pea proovima kuidagi jäljendada kedagi teist. Ma arvan, et on mingisugused printsiibid, mida on hea jäljendada. Mõnedele inimestele näiteks meeldib just, et sa võtadki hommikul esimese asjana piibli ja kõik see, et sa hoiad selle struktuuri ja kuidas sa seda teed. Ja kui sul ei ole veel seda kindlat struktuuri, siis tasub leida endale see viis, kuidas sa lähed Jumala ette ja hakata millessegi kasvama ja tegelikult sealt edasi proovima ja mingil määral justkui katsetama, et okei, aga et kuidas sa Jumal mind kõnetad. Aga tõesti, see kirjakoht, mis kuidagi minu jaoks on avanenud, on Johannese 10. peatükist 9. salm. See on nagu vana tuntud kirjakoht, kus Jeesus ütleb, et mina olen uks, kes iganes läheb sisse minu kaudu, see pääseb ning käib sisse ja välja ning leiab karjamaad. Ja esimene pool sellest on justkui väga loogiline. Et Jeesus ütleb, mina olen uks, see on selline pilt, mida koguduse inimesed ikka selgesti saavad aru. Ja siis, et kes iganes läheb sisse minu kaudu, see pääseb, ka väga loogiline. Aga siis mida peaks tähendama see, et käib sisse ja välja? Nagu okei, sealt see lõpp ka veel, et leiab karjamaad, sellest saad ka veel aru, et leiab hingamist, et Jeesuse juures sul on hea, sa saad puhata kohusutust, sa saad päästetud, kõik see. Aga käib sisse ja välja nagu. Ja ma mõtlesin pikalt selle peale, et mis asi see on? Nagu, et miks sa saad päästetud, aga siis sa oled näe mind juuti, ma lähen välja ja siis tulen jälle sisse ja lähen jälle välja. No see ei saa olla see. Ja kuidagi, vähemalt minu jaoks, Jumal nagu kõnetas, et see on just see nagu, et sa saad tulla minu ligiolusse, millal iganes sa tahad. See ei ole lihtsalt siis, kui ma panen endale soaking muusika käima. Ja ma olen vähemalt 3. laulu juures juba ja ma olen lugenud ära peatüki piiblit ja ma olen palvetanud ja vähemalt 3 minutit keeltes palvetanud. Et siis on see hetk, kus ma saan minna Jumala liiguolusse sinnasse sügavasse kohta, liiguneda seal, nautida olla, et Jumal, sa oled nii hea. Vaid ei, ma siiralt usun, et meil on igal hetkel võimalik minna Jumala liiguolusse. Ma siiralt usun seda, et kui me tahaksime, me saaksime siin lihtsalt minna, et mul on su vaja minna nagu, ja olla Jumala ees ja kogeda tema headust. Ja see ei pea, nüüd ma tahan väga rõhutada, kui me räägime Jumala ligiolu kogemisest, siis meie oma peas ei mõtle seda tunnetena, me ei mõtle seda kogemustena, me ei mõtle seda isegi sellena, et sa kuuled selget häält taevast. Vaid see on tegelikult suuresti see, et sa korraga nagu, sa paned lihtsalt oma fookuse Jeesuse peale. Ja see, mis su ümber toimub, tihti lugu ei pruugi üldse muutuda. Tunded ei pruugi tulla järgi sellega. Võivad tulla ja see on väga äge, kui see juhtub. Aga olles lihtsalt seal Jumala ees, lastes Jeesusel oma identiteeti kasvatada selle kaudu, nähes ja mõistes, kes on tema, tõstes kõrgeks tema suurust. Ma arvan, et see on midagi nii palju enamat, kui lihtsalt need tunded ja kogemused, mida me saame kuskilt viisi saada. Nii et just see, et minna Jumala ligiolusse ja minna sinna tihti ja nii palju, kui vähegi saab. Ja samamoodi teistpidi, ka väljatulek on siin lubatud justkui, et sa ei pea nagu ülistushetkel kartma, et praegu on nii hea ülistushetk, aga ma ei tea, kui ma nüüd praegu natuke valesti liigutan, et siis see kaob ära. Nagu ei, me saame liikuda, teha, elada ja lihtsalt püsida selles kohas. Ja see on nii aus, sest et see on täpselt see, et ma ei tea, ma arvan, et meie lood erinevad on ka, kuidas me hakkasime avastama nagu kõike seda nagu salajast paika ja nii edasi ja samal kui sa rääkisid mul nagu, ma hakkasin mõtlema nagu, et mis oli üldse nagu minu protsess nagu, et jõuda nagu salajasse paika, mida ma saaks nagu öelda, et see nagu oli see ja ma mäletan, et kui ma käisin ära nagu Firecampis ja pärast seda nagu see oli nagu üks kohtades, kui ma hakkasin mõistma nagu enda identiteeti, et ma võin alati minna isa majja, et ma olen kutsutud olema isa majas ja see, et ma olen isa majas, et ma olen poeg, ei nõua mult, et ma nüüd pean Jumala armastust välja teenima oma piibli lugemise ja palve ja isegi oma aja võtmisega, et ma olen lihtsalt nagu isa majas ja tal on hea meel minust ja sellest kohast ma lihtsalt tahtsin tegelikult seda tagasi minna, sest mul oli hea meel isast ka nagu ja kõigest sellest ja nagu sealt hakkas nii palju nagu lihtsalt nagu sellised nagu harud hakkas lahti minema ja ma hakkasin avastama, kui palju veidraid mõtteviise mul oli Jumala kohta ja tõenäoliselt siiamaani see ei ole nagu ideaalne, ma arvan, mul on veel väga palju õppida ja kasvada ja kõike muud, nii et ma ei ütle üldse, et see kuidagi on, aga ma mäletan seda, et kaitsevest alates ma hakkasin nagu üritama nagu teadlikult rohkem, et ma tahan teada, mis on ja mis ma hakkasin nägema see, et aasta aega peaaegu, mul olid võib-olla üksikud hetked, kus ma midagi nagu kogesin ja isegi siis ma ei kogenud väga midagi. Minu jaoks oli nagu, vahepeal ma tulin salajast paigast ära, ma olin nagu, see on täiesti ajaraiskimine. Eriti veel kohtades, kus ma olin nagu, et ma olen väsinud, ma ei viitsi, ma tahaks ükskõik mida muud teha. Mul on sõbrad, kes teevad midagi ja ma olen lihtsalt istun siin ja ma ei saa isegi aru, mida ma teen. Ja ma ei teadnud isegi, mis see nagu õige struktuur on ja ma mäletan, ma aasta aega olin sellises kohas, kus ma olin, et ma ei tunne, et Jumal nagu kõnetaks mind, aga samal ma nagu harjutasin nagu Jumala hääle kuulamist ja oli hetki, kus ma isegi tundsin, et Jumal kõnetas, aga ma ei olnud kindel sellest, ma ei kogenud midagi. Ja mäletan, et aasta aega läks mööda enne, kuni ma päriselt midagi nagu sükest nagu super võimsat kogesin. Ja siis ma sain aru, et wow, et esiteks ma eksisin aasta aega järjest ja teiseks püsivus ja on see, et see tuleb. See, nagu see sama kirjakoht, mis Matuse 5. peatükis on, et õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küll, aga
ja me siin siuke kiire minu teoloogiline arvamus on sellest, et see õigus, mille järele meil nälg ja janu on, siis me saame hiljem teada, et mis on Jumala õigus, et see ei ole meie enda õigus, see ei ole meie enda õige hea süda, vaid Jumala õigus on Jeesus, sest et me teame, et Jeesus sai patuks, et meie saaksime Jumala õiguseks Jeesus Kristuses. Järelikult Jumala õigus kujuna on Jeesus, nii et kui meil on nälg ja janu Jeesuse järgi, mis on õigus, siis me saame täidetud ja küllaga ja me saame täidetud Jeesusega ja ma nägin lihtsalt, kuidas nagu see radikaalselt hakkas mu elu muutuma ja ma sain aru sellest, mida ikka öeldakse, et minu elu kõige muutuvamad hetked ei ole olnud see, kus keegi tuleb ja paneb käed mulle peale, kuigi neid on ka väga lahedad hetki olnud. Ma julgeks ikkagi öelda, et need on need hetkid, kus ma olen üksinda kodus olnud ja ma reaalselt tunnen, kuidas Jumal, kuningate kuningas astub ruumi ja ma olen seal silmili maas ja see ei ole see kogemus, see on lihtsalt nagu midagi nagu nii erilist, kus sa tajud, et vau, et universumi kuningas, Jumal ise on astunud siia ruumi ja ma ei saa nagu, ja see on hirmuäratav, aga nii armastust täis ja sa oled seal, sa lihtsalt oled, et vau, et ma võiksin olla lihtsalt 1000 aastaid, et nagu see tõesti see pilvisalm, kui ma olin noorem, ma mõtlesin, et see on täiesti lollus, et parem üks päev see õuedes kui 1000 mujal. Oli mu jaoks nagu, et kuulge nagu, et olge nüüd nagu, et see võib hea olla, aga kas ta nagu nii hea on, sest minu kogemus oli laagritest ja see oli päris hea, aga see on see, aga see kõige püham paik, see kõige magusam paik Jeesusega, siis ma sain aru, et vau, et Jeesus on, ta on väärt seda ühte päeva üle 1000 mujal ja kas on mingid lugusid sul südamel ka, midagi, mis on nagu salajast ajast, mis on siin nagu markeerinud elu lõpuni, midagi, mis sa tunned, et on hea jagada või julgustada isegi? Ma just mõtlesin nagu selle ajal, kui sa rääkisid ka ja nagu öelda siin just selle sama, et nagu see on tegelikult nii naljakas asi, millest üldse siin podcastis rääkida, sest tegelikult ükskõik kui head sõnad meil oleks, me ei suuda isegi lõpuni ära kirjeldada neid kogemusi, mis on seal salajases paigas. Nagu, ja ma olen tegelikult veendunud, et me isegi ei suuda lõpuni mõista üksteise salajast aega. Ja ma arvan, et see on hea. Me ei peagi lõpuni aru saama sellest, mida täpselt sina koged siin või seal. Aga seal peab olema see isiklik nälg selle järele. Ja ma arvan, et ma mõtlen, sa küsid lugu. On olnud mingeid hetki mulle Jeesusega, kus ma olen võib-olla sellises nagu väga väsitavas kohas, kus tegelikult ma tunnengi, et ümberringi on võib-olla mingi olukorrad, kus ma ei jaksa olla, kus ma ei taha olla. Jumal, ma tahan lihtsalt tulla sinu ligiolusse. Ja ma otsustan, et ma teadlikult lähen sinna ja ma võib-olla istun lihtsalt põrandale. Ma panengi võib-olla endale mingi muusika kõrvale mängima, võib-olla vahel mitte. Ja ma olen seal ja siis ma kuidagi kogen tõesti nii selgelt sarnaselt, nagu sa ütlesid ka, et nagu Jumal tuleb siia ruumi. Võib-olla kõige, või mitte kõige, aga üks väga erilisemaid kohti, kus ma seda kogesin nii selgelt, oli ka Firecampi ajal, kui ma paar aastat tagasi seal käisin. Ja see oli üks hetk, kus ma alles vägagi astusin sisse sellisesse nagu sügavamasse vaikse aja veetmisesse, kuni selleni see oli olnud selline, nagu ma varem kirjeldasin. Ja selles hetkes ma laman seal põrandal, ülistus ümberringi käib, rahvas hüppab ümberringi, aga mul on nii suva sellest, mis ümberringi toimub ja ma lihtsalt olen seal korraga. Ja seda on keeruline seletada, aga just on selline tunne, nagu Jeesus ise oleks siin samas kõrval minuga, nagu pikutaks seal samas, kus minuga on lihtsalt, et hei, ma olen siin sinuga. Ja seal toimus ägedaid asju, kes mind natuke teavad, ma olen natuke jaganud, seal on asju, mis kedagi huvitab, tulgu ja küsigu. Aga see oli nagu koht, kus ma nagu igasugune loogika ütleb, et hei, kui ma teeksin silmad lahti, siin ei ole mitte kedagi. Aga kogu mu olemus selles hetkes ütleb, et ma tunnen ja tajun, et see isik on siin minu kõrval. Ja mitte keegi ei saa seda minu jaoks nagu ümber lükata. Ja ma arvan, et need on ülierilised hetked, kui Jumal annab seda nii-öelda kogemist. Aga veel enam on olnud ka neid hetki ja palju rohkem, kus ma ei koge mitte midagi, aga ma olen järsku seal, et aga tegelikult taeva ja maa Jumal on praegu siin. Ta on päriselt praegu siin ja sa oled sellises vau hetkes, kus endiselt on väsinud, endiselt ma ei jaksa mitte midagi teha, mängid seal kitral, ma tegelikult ei jaksa magama minna, aga sa oled nagu, aga Jumal, sa oled siin. Nagu sa olid kogu aeg siin, sa olid siin nagu pool tundi tagasi ka, kus ma kukkisin endale mingit pannkooki teha, aga sa oled praegu siin ja ma saan sellest aru, et sa oled siin. Ja see on nii imeline. Ja see on see, mida järele ma olen näljane ja janun, et iga päev maitsa seda nagu ja teadvustada seda. Ja see on imeline, mis Jesaja ütleb oma 44. peatükis 3. salmis, sest ma valan janusele vett ja kuivale voogusid. Ja see on miski, mida me peame mõtlen ikka jälle, et me peame olema janused. Me peame olema janused selle järgi. Aga Markus, kui ma ei ole janune, mida ma siis teen? Mind ei huvita, ma ei saa aru, millest sa räägid. Mind ei kõneta, mida ma teen? Aita mind. No, selles mõttes.
lõpuks olgeme nüüd ausad. Kui sind ei huvita ja sind ei kõneta, ega noh, seal ei olegi midagi teha, mida mina saaks öelda nagu. Aga kui sul on vähegi nagu seda igatsust, et okei, ma praegu veel ei tea, ma ei oska ja ma isegi ei tunne seda nälga ja janu, aga ma tahaksin tunda seda, siis see on väga hea koht, kus olla ja minna lihtsalt Jeesuse ette ja öelda, et Jeesus, ma ei tea, millest need segased vennad räägivad. Nagu see tundub põnev, aga ma ei ole seda näinud, ma ei ole seda kogenud, aga ma tahaksin tunda sind, Jeesus. Ja mitte isegi viisil, kuidas nemad tunnevad ja kogevad, aga Jeesus, ma tahan lihtsalt tunda sind. Ja kui sellises kohas minna Jumala ette, siis varem või hiljem sa kohtad seda Jeesust sellisel kombel, et ta kõnetab just sind ja see on see miski, mida me oleme mõlemad kogenud, kus me oleme lihtsalt läinud tema ette ja olnud, et Jeesus, vajame sind ja mitte midagi muud. Amen. Ja see on täiega aus ja ma enda elust nagu kogenud seda, et mingi hetk ma sain aru, et Jumal on nagu andnud mulle armu mingites kohtades, kus ma hakkan kasvama nagu võib-olla nagu ütleme, et see nälg hakkab ära kaduma mingit asja järgi, sest ma arvan, et see on nagu peaaegult raske või võimatu olla konstantses nagu nälja, sellises nagu, et sa saad aru, et ma olen näljane. Sest nagu see on tahes-tahtmata, kui sa täidad enda aega Jumala sõnaga, ülistusega, Jumala ligioluga, siis sinust saab mingi osa nagu, et vau, ma tunnen seda, et sellest nagu piisab ja sul on alati tekib kiusatus, et öelda, et väga hea, mul on piisavalt, et siin ma tõmban piiri. Aga täiega hea asi, mida Jumal kunagi ei lükka tagasi, on see, kui paletada, et Jumal, anna mulle alati nälga ja janu. Ja küsida Jumalalt seda nälga, sest ma siiralt usun, ma kasutan terminit, karismaatilist terminit, mis ei lähe, mida Piiblis kasutada ei ole, aga ma siiralt usun, et seda võib kasutada selliselt on see, et öelda, et Jumal risti mind ühe näljaga. Et ma oleksin nagu kõige näljasem inimene, kes on kunagi eksisteerinud, nagu pole vahet. Olgu see uhke palve nagu, aga lihtsalt see, et nagu, kui sa püüad kinni ühe nälja Jumala järgi, siis pole vahet nagu, sa oled nagu segane, sa loed ja asi, mis ma tean, et meie aeg hakkab kohe lõppema ja me tõmbame vaikselt otsast kokku, aga asi nagu kõik need lood, asjad, mis me oleme rääkinud, palved, ülistused, vaikse aja võtmine, praktiliselt istuda Jumalaga, oodata, küsida küsimusi, küsida nälga, kui sa ei saa aru, on nagu see, et kõige olulisem selle kõige juures on see, et mitte mingit moodi me ei vähenda nagu Jumala sõna. See on nagu kõige alus, kui sa seda ei tea, see on kõige ohtlikum asi, mida saad teha, on lihtsalt minna mingite kogemuste põhjal edasi. Sest kogemused lihtsalt viivad inimesi kõrva. Ma olen näinud inimesi, kes hakkavad, nagu, ma olen ettevaatlik, ma sõnastan ümber. Piibel ütleb seda, et on inimesi, kes lähevad lõputustesse juttudesse igasugustest müütidest ja inglitest ja nägemustest ja asjadest ja räägivad tühja. Kui Paulus sellest räägib sina, siis tänapäeval on neid hunnik rohkemgi. Ja seega ei ole tähtis, mida kõike me oleme näinud ja kogenud, aga küsimus selles, kas su elu on nagu rajatud siia, kas sa tead nagu, mida see räägib, sest kui sa ei tunne Jumalat, kui sa ei tunne Jeesust, siis kuidas sa saaksid teada, et Jeesus tahab sind täita, kuidas sa saaksid teada, et kui mul on nälga janu Jeesuse järgi, siis ma saan täidetud, et või see, et tulge ja ostke ilma rahata kõik, kes on janused ja te saate nagu, et see on nagu, Piibel on täis sükse asju, aga kui sa ei saa seda teada, kui sul ei ole oma ajalugu Jumalaga siin sõnas ja enda vaimus, et Jumal, mida see tähendab ja Markus teab mind, Markus ja osa inimesed, kes mind teavad lähemalt, teavad, et ma reaalselt olen nagu ühe triki nagu võib-olla kunstnik nagu, et ma lihtsalt tean ainult evangeeliumit nagu, on väga vähe asju, mida ma tõenäoliselt suudaks nagu haarata väga nagu sügavalt igalt poolt mujalt. Muidugi, aga mis on nagu eriline on see, et igalt poolt Piiblist ma suudan alati kuidagi Jumalist annab armu, et evangeelium ja see sügav arusaam on muutnud radikaalselt mõelust, ma olen nagu, et what? Nagu Jeesus, sa oled veel siin ka ja sa oled siin ja sa oled siin ja sa oled siin ja seal ja siit loost sa paistad ka läbi ja ma olen nagu ja on hetki, kus ma lihtsalt itsitan ja olen oma toas nagu väike tüdruk. Olen nagu, what? Nii cool. Ja see on okei, õnneks keegi on näinud siuke olemas, aga see on okei. Nii et täiega nagu, et see sõna on nii oluline, et see ei ole nagu see, millest me nagu mööda või üle läheme, et pigem omada head arusaamist sõnast ja sügavat mõistmist, mitte peamõistust, aga nagu sügavat arusaamist sellest, kui kõiki kogemusi ja mitte üldse sõna. Ja see on ohtlik. See on väga oluline kaevata ennast sügavale sõna sisse, sest nagu kõik see, mis me kogeme vaiksel ajal ka, see peab olema kooskõlas sellega. Ja kui see ei ole sellega kooskõlas, siis midagi on valesti. Nii et selleks me peame sõna tundma ja me peame Piiblit lugema selleks, et sõna tunda. Nii et see on nii oluline. Jaa, aga ma ei tea, kas on midagi, mis sa tahab veel öelda, enne kui me palvetame kallite sõprade ja vaatajatest ja ma arvan, et kõik, mis on vajalik, on tegelikult öeldud, aga tõesti lihtsalt lõppu siia nagu julgustan igat ühte, kes ka vaatab kuulab, et ole näljane Jumala järgi. Ole näljane ja sea oma ootused justkui sellele, et mis iganes sa siiani oled kogenud, seal on enamat. Sealt võta see vastu ja siis, kui sa oled selle järgi näljane, siis mine selle järgi. Amen. Ja ma alustame sellega, me lõpetame ka selle osaga, on see, et
vaadake inimeste peale, kes käivad Jumala vaimuga ja ärge vaadake nende peale sellised, nad on nii pühad, nad on nii kauged. Või mõtled, vau, kui see on talle kätte saadav, siis ma saan selle kätte ja lähen kaugemale. See kõlab nagu halb uhkus, aga see ei ole nii, sest et sa tead, et Jumal teeb nende jaoks ka enamat. Kui need inimesed on sinna läinud, parem nagu, tõenäoliselt need inimesed nagu vaatavad kusagile kaugemastesse desantsidesse ja nagu, et okei, ma olen selle kätte saanud. Jumal, ma tean, et on veel. Ja su silmad peavad olema fokusseeritud selle, nii et kõik on nagu kätte saab kõigile, kes tahavad, et see on nagu see, kuidas kuningriik töötab. Aga me paletame mõlemad siis inimeste eest ja ma alustan ja siis sa võid lõpetada. Jah, Jeesus, ma tänan sind lihtsalt iga kuulaja eest, ma tänan sind lihtsalt iga inimese eest ja sellest, kes kuulab. Ja Jumal, ma tõesti palun, et sinu vaim puudutaks igat ühte seal, kus nad on. Ja ma tänan Jumal, et üks nälg ja janu võiks hakata kasvama nende vaimus ja hinges, et nad võiksid tunda lihtsalt sinu sõna ja lihtsalt näha sind õigesti, Jeesus. Ja ma tänan, et inimeste silmad võivad avaneda sellele, Jeesus, kes sa oled ja kui lähedal sa oled ja sellele, et on midagi rohkemat kui see, mis nad arvavad. Tänu, Jeesus. Ja Jeesus, tõesti tänu sulle selle eest, et sina teed igaühe, kes siin kuulab näljaseks sinu järele, kes iganes igatseb, kes tuleb sinu ette, sina ise annad neile seda nälga ja janu ja sa vastad sellele näljale ja janule, sa täidad neid tõesti oma elava veega ja viid neid sügavamale sinu tundmises. Jeesus, tänu ja kiitus sulle. Amen. Aga aitäh vaatamast ja näeme järgmine kord. Tšau.